tere tulemast tagasi meie kanalile, meie uude videosse. Nii irooniline, kui see nüüd ka ei ole. Ja me eelmises videos kolisime siis siia farmi, siis tänases videos me hakkame uuesti kolima. Me oleme siin farmis olnud nüüd, ma ei tea täpselt, 6 või 7 nädalat. Ja me kolime tagasi Griffithisse, kus me siis vahepeal ka peatusime ja elasime. Kolime sinna oma armsate sõprade juurde, siis me lähme tööle uude kohta, kus on ka väga palju eestlasi, väga palju sõpru, mis on väga-väga tore. Aga sellest siis jooksvalt vaatame, mis saama hakkab. Aga täna me hakkame kolima ja ma olen just siin köögis, Germo magab ikka veel. Ja põhimõtteliselt meil on terve hunnik köögiasju, mis oleks vaja ära sorteerida, mis oleks vaja ära pakkida. Ja meil on väga palju asju kogunenud, aga nüüd ma mõtlengi, et ilmselt päris palju asju me jätame maha ja siis mingi paari tunni pärast hakkame juba minema. Siis vaatame, mis edasi saab, nii et stay tuned! Otsin kõik munad üles. Nii, aga kus me oleme? Dame gente, dame pueblo. Por favor, dame la luz. Por favor, no pare. Et see on mingi ühe koduperenaise ettevõtmine. Don't stop the music. Por favor, no pare. Don't stop the music. Tulime siis hobuste võidu ajamisele, mingi suht fancy üritus, kõik on oma mingis suvekleidikestes. Ma sukapükstes, sest et ma olen külmavares, mingi kampsuniga, kõik on reaalselt oma mingi mega õhukestes kleitides. Siis tulime siia autosse vahelduseks, sest et teised tahavad veits tinutada. Ma söön oma hommikusööki, kell on mingi 3. Väike kohvi ja jah, of course olen mina autojuht, nii et väike kohvi kulub ära küll.
aga nagu veits naljakas on see, et ma arvasin, et need hobused sõidavad siin suht kogu aeg. Aga reaalsus on see, et iga tunni aja tagant on mingi üks reis ja see kestab mingi 10 sekki, nii et. Kevad, nagu Say ikka. hi vlog. Mingi kings, mingi telk, kärgid, särgid. Vlog Meil on see live. vastastikune vlog. See nädalavahetus tulime Victoria osariiki. Tulime Melbourne'i. Siuke mõnus vaade. Ilm ei ole nii mõnus, aga ei lase heidutada ja lähme tõmbame kõhud täis hommikusöögiks ja shoppama, sest väga palju riideid on vaja. Sest talv on tulekul. Mis seal toimub? Ando hängib. Ootame. Ootame keda? Sööma minna. Süüa! Süüa, Kaisa võtsid kapid läbi, kus süüa saaks. Ei, ma otsisin vihmavarju. Vihmavarju või? Sest õues sajab, sest et Melpsi ilm on teada tuntud pask. Jah, nii et lähme vaatame, mis linnas leidub. No nii. Kirma maitseb mu matšat. See on ikka veitikas. Ei ole, see on jumala hea. See on ikka veits veitikas. Mangot küll siin teha. Mangot on vähe tunda ja tulime sööma Melpsi esimene hommikusöög. Croissant, puding, matša, kohvi, nagu Johanna ütles, ühe päeva toit, väike mahl, tiramisu. Aga lõhnab küll veits. Minu meelest näeb väga hea välja. See näeb maru hea välja. Kui see on arhitektuur. Kurdi on. Jah. Big City Live. Kellatorn. Sa oled saiti! See oli Melpsi H&M siis. Seitse tundi shopatud. Uus järsku on saanud kätte õhtu. Väga rets. 18 000 sammu tehtud. Julm trenn ikka. Aga noh, vähemalt sai natukene asju. On riideid, mida selga panna. Kuidas kommenteerid? Hästi. Võib rahule jääda. Lõpuks on asju. Jalad on valusad. Teeme kodus hauli või? Teeme hauli. Mingi vastastikune filmi teha. Teeme Melpsi Fashion Weeki. Jep. Aga täitsa ilus linn on. Me vaatame selle Vikerkaare vaaterattale ka või? Vikerli Vikerkaar vastu. Vaat sinna äärde viskad. Kui mõnsa.
me teeme siin? Prindime dokumenti. Prindime ostu-müügilepingu. Tõime siia mingi imelisse raamatu kokku. Ja siit jalutame siis asja juurde, kus meil ostu-müügileping käiku läheb ja kuna on kätte jõudnud juba pühapäev, siis hakkame tagasi sõitma, sest homme on öövahetus jälle. Ja see saab põnev olema. Aga jah, väga tore nädalavahetus on olnud. Ja kõige parem osa veel tuleb. Kes mäletab meie vana suksut, meie nummi Holden ja meie uus suksu. Nüüdne piist. Ei oleks arvanud, et ostame endale Aussis Bemari, aga läks nii, et meil on nüüd Bemar. Täitsa kenakene mu meelest. No nii, asume siis asja kallale. See, mille järgi me Melpsis käisime, mille pärast me Melpsis tegelikult läksime, oli ta-da-ta-da! New car! BMW! Not BMW. Bayerische Motorenwerke. Wait, what? Bayerische Motorenwerke. Learn it. Selline suksu. Päris mõnus. Peesnahk sisu, värgid, särgid. Ütleme nii, et väga rahul saab selle ostuga olla. Miks just selline valik? Ütleme ausalt, ega ise poleks ka arvanud, et siin Aussis mingit Bemmi hakkame ostma. Aga kuna tutvusime ühtede eestlastega farmis ja seal tuli jutuks, et nad tahavad müüa ja niimoodi see auto meie kätte sattuski väga okei hinnaga ja väga mõnus korralik pill, et eelmine omanik oli ka ikkagi Bemmi vend. Et teab asjadest ja julgeb osta inimesed, kes on eestlane esiteks ja keda tunned ja kes tead, et autost hoolib, mitte ei ole ainult jutuks see, et hoolib. Aga tänane missioon siis, nagu ikka mina iga autoga tõmbame polli peale või noh, polli päris tõmbama ei hakka. Ehk siis tõmbame vaha peale, klaasid asjad kõik seest puhtaks, sest ikka tahad ju oma värskes koristatud autos olla. Aga nii, et hakkame pihta. Wash away now.
ei no, mulle meeldib see, et ma just rääkisin mingi 10 minutit jäppi. Ja siis ma vaatan, et ma ei pannud isegi salvestama ju. Good job, Kaisa, good job vlogimiseks üle 2 kuu. Anyway, nagu te eelmistest klippidest juba nägite, siis me kolisime, uus töökoht, sama linn, kus me vahepeal elasime. Me oleme igasugustel üritustel käinud, igasugu asju teinud ja nüüd ma olen siin, et sättida valmis. Me lähme wine tastingule, sest et ühed meie head sõbrad lähevad ära, kolivad siit. Töötame hetkel siis veinitehases, kus sai põhihooaeg läbi ja päris paljud eestlased on siit linnakesest ära läinud. Kuna Euroopas hakkab suvi, siis meie töötame bottlingus, ehk siis me pakendame, paneme veine pudelisse ja ühesõnaga teeme valmis, et need saaks minna Euroopasse ja igale pool mujale ka. Meie siis töötame nüüd veinitehases, me töötame 3 vahetuses, hommik, päev ja öö. Minu jaoks öövahetus väga shocking, nagu see ei ole üldse lihtne. Kui ma olen harjunud kell 10 magama minema õhtul ja ma pean kell 10 minema tööle ja siis kell 6 hommikul tulema koju ja magama minema, siis ma pean teile ütlema, et see on väga raske. Austraalias on see, et kui sa oled backpacker ja sa teenid aastas rohkem kui 45 000, siis su tax rate ehk siis see maksumäär tõuseb, maksuprotsent tõuseb, mis tähendab seda, et nüüd me peame hakkama rohkem maksma, ehk siis kui me saame nagu sama palju tunde, siis me saame vähem raha lihtsalt kätte ja me tahaksime ikkagi rohkem teenida. Nii et jah, aga ma ei teagi, andestage, et me ei ole siin nii pikalt videosid teinud, sest et meie jaoks kuidagi see teine aasta Austraalias nüüd on nagu palju nagu rutiinsem ja tundub kõik nagu nii tavaline, et kuidagi ununeb see vlogimine ja kõik ära, aga ma tean, et väga paljud teist ikkagi tahavad meie videosid näha ja mida me teeme siin, nii et me üritame ennast parandada. Ehk siis see vlog on põhimõtteliselt viimase mingi 2 kuu klipid siit-sealt. Vaatame, mis me edaspidi teile saame siin näidata, sest et hetkel me käime suht töö ja kodu ja tööl me filmida ei tohi. Nii et jah, aga praegu me lähme siis wine tastingule. Esimest korda Austraalias, me ei ole Germoga varem käinud ja lähme vaatame, mis seal saab. Ma arvan, et saab väga tore olema. Ja jah, nii on. Nii, okei, ma olen vahepeal veits rohkem valmis saanud. Panen veel oma pruuni kotikise. Võib-olla mul on hetkel mingi pruuni värvi hullus ja nagu see pruun on mu lemmikvärv hetkel. Anyway, paneme lõhna ka veel. Ma ostsin ilma nuusutamata endale uue lõhna. Ja ma ei pidanud pettuma, sest mulle räigelt meeldib see. See on siis Armani Power of You. I love it. Ma käin ainult tööl, siis väga harva saab oma head lõhnaõli kasutada, muidu ma kasutan mingit suvalist kehaspreid. Üks asi veel. Ja olemegi valmis minema. Germo on hetkel muidugi katuse telki aitamas panema. Mida? Germo on abis sõpradel aitamas seda katusetelki autole tagasi peale panna, sest et nad lähevad homme juba ära. Nii et nad tahtsid tänased ära teha. Ja siis kui ta nüüd tagasi tuleb, siis me hakkamegi ilmselt minema, sest et ma ei tea, mis kell on, aga kell peaks olema mingi 1 läbi. Ja me peame kell 2 olema seal wine tastingul, ehk siis natukene aega.
aga mina olen valmis üle pika aja saab kõrvarõngaid kanda, sest tööl meil ei tohi mitte ühtegi ehet olla. Käe peal on mul veel väike ketikene, mu kotikene ja olengi valmis minema. Aastas reaalselt 2 korda saan nagu normaalne välja näha, ülejäänud aja olen oma kuradi high-wissi ja tööpuutsidega. Aga ei no vahva. Läheb minna. Mullivesi. Mis mullivesi? Me oleme olnud siin 5 minutit umbes. Esiteks meie aeg aeti sassi. Meil oli kella 2 aeg. Ta ütles mingi 2.30, ma mingi, ei kell 2, okei. Me oleme lauda, ta annab meile selle listi ette, et tahad hakata valima. Ma mingi, mida me valime, et meil on ju väga pokitud, meil on juba nagu kõik olemas. See tuli siia. Oli mingi, korda 3 laagi lihtsalt. Ja siis see oli nii teistsugune nagu seeria. Teised ütlevad, et ärge neid võtta. Maitse. Suht magus. Messi või? Oi, kas nii? Valmis. Oi, kui magus. See nagu... Nagu Jack Daniels oli. See ei tunnegi alkoholi, see on nagu reaalselt nagu mesi. Minu arust on see kumbkott või? See oli see kammikaut. Aga kuidas see filmib? Juba filmib. Selles mõttes, et me oleme Kaisa ja Kermo autos ja täna meie viimane õhtu, siis me lähme ära Griffithist ja... See peaks olema nagu neile mingi personaalne klipp, randa mingi me nüüd kolime, la. Teeme mingi full neile. Ühesõnaga. Tore oli, et kohtusime. Jah. Tore oli, et mängisime. Väga lõbus oli. Jah, aitäh, et kohtusime, aitäh, et meid aitasite, kui meil abi vaja oli. Ja loodame, et me näeme veel. Lõpetasime. Rando on nagu nii diplomaatiline. Mul on hea meel, et me kohtusime. Mul on hea meel, et me saime nii palju asju jagada oma vahel. Mul on nii hea meel, et te elasite meie juures. Mul on nii hea meel, et te kolisite Kõrva tänavasse. Ja ma loodan, et te läheb ka selles hästi, et te saate ikka nagu mitmeid päevi tööl käia ja öövahetus palju. Et nad ei teid. Ja tõenäoliselt me näeme teid veel. Suht kindel, et näeme veel mingi eluperioodis ikka, ma arvan, kohtume. Aussis ka kindlasti äkki ühe korra veel. Ja kui siin ei näe, siis näeme Eestis kindlasti. Sauna ja grilli ja õlts ja... Käime kõikides majades, mis teil on, teeme sauna, grilli, särki, möllame, teeme aiatöid, paneme hullu, kasvatame kurke ja korjame tomateid ja paneme kartulit ja staffi ja möllu ja pikka pikka igade ja BMW-le ja pange möllu, mehed. Aitäh teile. Pane niimoodi. Rando and Johanna out.